Tere kõigile Delfi TV vaatajatele. Mina olen Riho Terras, Euroopa Parlamendi saadik Isamaast ja täna Euroopa Rahvapartei ka koostöös läheb eetrisse saade energia julgeolekust. Teema on kindlasti väga oluline ja aktuaalne praegu nii Eesti ühiskonnas kui Euroopas tervikuna ja seetõttu olen kutsunud endaga koos stuudiosse ja ekraanide taha eksperdid seda teemat arutama. Ma sooviksin kõigepealt tutvustada külalisi, akadeemik Jaak Aaviksoo, siis videosilla vahendusel on ühinenud majandusekspert Raivo Vare ja TalTechi Energiatehnoloogia Instituudi professor Alar Konist, kellele ühtlasi soovime õnne tagantjärele veel Eesti noore teadlase või presidendi noore teadlase preemia puhul. Ja põhjus, miks me seda täna arutame, on see, et Euroopa Liidus ja Eestis ka on väga palju arutatakse energiateemadel, aga ühtset selget terviklikku vaadet ei ole. Diskussioon on väga heitlik ja seda Eesti jaoks nii olulist julgeoleku teemat nagu energiavarustuskindlus tuleb vaadata just nimelt praeguse Euroopa kontekstis, kuhu kogu energia läheb rohepöörde peale ja tihti selle rohepöörde hoo sees tundub, et nii-öelda kogenud energiaallikad, mis Eestis on olnud põlevkivi tehnoloogia ja nii edasi, üldse fossiilsed kütused on sattunud põlu alla ja sinna investeerimist ei soodustata või pigem püütakse ära hoida. Energiajulgeoleku teemad ei ole ainult Eesti või Euroopa Liidu teemad, loomulikult mängib suurt rolli ka Venemaa kui riik selles Euroopa energiateemades, et sellest tahame paari sõnaga rääkida ja võib-olla jõuame puudutada ka küsimust Ida-Virumaast, mis on just see nii-öelda Eesti mõistes energia tootmise keskus ja kus see temaatika on oluline ja kuidas sealset olukorda nii tööturul kui tööstuses lahendada. Ma olen veendunud, et see on suhteliselt oluline teema ka seetõttu, et olen kohtunud mitmete erinevate energeetika valdkondade inimestega, igaüks püüab mulle parimal viisil müüa seda, mis on tema arust kõige õigem, ongu see siis gaas, tuul, päike, põlevkivi või lõpuks ka vesinik ja tuumaenergia, aga sellist süsteemset vaadet Eestis minu hinnangul täna selleks ei ole ja püüame siis täna võib-olla ka natuke sinna leida mingid ettepanekuid. Saatsin Eesti Riigikogule kirja, kus ma palusin majandus- ja riigikaitsekomisjonil, et nad võtaksid teema üles Riigikogu täiskogul kui olulise tähtsa riikliku küsimusena. Sain päris toredad vastused. Riigikaitsekomisjon arvas, et see on kindlasti väga oluline teema ja järgmises julgeolekudebatis nad seda kindlasti ka mainivad. Ja majanduskomisjon kutsus mind, et kui neil mingi ümarlaud selle teemal tuleb, nad kutsuvad mind kindlasti osalema. Sellised toredad vastused, aga siis ma otsustasin, et ma võtan selle ülesande suisa enda peale ja teen ümarlaua ja kutsun eksperdid seda teemat arutama. Ja siin me nüüd täna oleme. Loodan, et leiame mingisuguseid vastuseid nendele küsimustele või mingit mõtteselgust selles, kuidas Eestis võiks seda teemat edasi avada. Ja esimese küsimustega on nii, et ma esitan küsimuse osalejatele ja siis, kui keegi, kellele poole ma pöördun, küsimuse on ära küsinud või ma olen ära vastanud, siis võivad teised ka seda kommenteerida, et meil ei ole väga konkreetset ajapiirangut selleks. Nii et esimese küsimuse küsiksin Jaagult. Jaak, sa avaldasid veebruari lõpus ERR-i portaalis arvamusloo, kus võtsid analüüsida energiajulgeoleku ja varustuskindluse küsimusi ja rõhutasid, et Eestil ei piisa vaid headest võrguühendustest, vaid on vaja ka oma tootmisvõimekust. Milline siis on sinu hinnangul Eesti energiaportfell täna
ja kuidas tagada keerulistes olukordades varustuskindlus ja võib-olla küsida ka seda, et mida meil on õppida olukorrast, mis juhtus Texases. Et kas see on meile selline use case õppetund? No aitäh, ma kõigepealt alustaksin sellest, et mida aasta edasi, seda olulisemaks muutub energiaga varustatus üldse meie elu tagamisel ja ma arvan, et kui me tõepoolest oleme olukorras, kus elektrit ei ole, tund, päev, 2 päeva ja kui õues on külm, siis see on niisugune eksistentsiaalne risk, et me peaksime olema valmis igasugusteks käitumisteks ja lahendusteks, ehk siis teisisõnu energiaküsimused oma olulisuselt ja tähenduselt kindlasti eelseisvatel aastatel kasvavad ja loota, et energia tuleb lihtsalt kuskilt ka mingisuguste lepingute alusel meile siis, kui meil endal üldse mingit võimekust ei ole, et võib-olla need on liivale rajatud, et see on minu mure. Ja me teame, et Eesti on olnud üks väheseid Euroopa riike, kes on suure osa oma elektrienergiast vähemasti suutnud ise oma enda fossiilkütuste baasil toota. Tõenäoliselt me põlevkivi elektriga tänasel kujul jätkata ei saa, aga kui selle tulemusena me jääme täiel määral sõltuma ainult välistest ühendustest, siis ma arvan, et me oleme võtnud liiga suuri riske. Ja mitte ainult Texases juhtunu, kus üks esimesi otsuseid oli pärast külmasid, mis panid tootmisvõimsused kinni, sulgeda kõik ekspordikanalid, säilitada energia enda jaoks. Ja kui siia lisada veel ka näiteks Euroopas ja ka teistes riikides puhkenud vaktsiinisõda, ehk siis kriitilises olukorras hoolitsetakse eelkõige enda või oma rahva huvide eest, siis ma arvan, et need õppetunnid sunnivad me veelgi tõsisemalt otsa vaatama sellele, mis me teeme. Ehk siis minu arvates me peaksime kindlasti jõudma kokkuleppele, missugune on meie minimaalne võimekus Eestis energiat toota, tagada mingisugune elementaarne varustatus või ellujäämise tasega siis, kui välisühendused kas siis katkevad või siis poliitilistel põhjustel lihtsalt keegi ei taha sinna elektrit sisse lasta. Et ka see võib juhtuda ka parimate sõprade vahel. Me ju teame, mis juhtus meie laevaühendusega üle Soome lahe, et kriitilisel hetkel tõmmati vool välja ja pidu läbi. Nii et need on need reaalsed asjaolud, ma ei taha kellelegi midagi ette heita, aga tark inimene valmistub kõikide riskide vastu. Ja, ma arvan, et nii see on ja Raivo, Alar, soovite ma tahaks midagi lisada, kui tohib. Enne kui professor võtab professionaalselt sõna, ma ütleks paar sõna siiski selle kohta, et me oleme ju, nagu Jaak ütles, elektritsivilisatsioon. Me oleme ju tegelikult täna elektritsivilisatsioon. Ja nüüd kui me räägime sellest, siis me peame arvestama, et eksisteerivad mustad luiged. Ja tsivilisatsiooni alus võib sattuda musta luige kätte täpselt samuti nagu kõik teised asjad. Ja selleks peab olema teatud reserv ja see kriisiga toimetuleku võimalus. Ja kui on palju määramatus, millest juba Jaak enne rääkis, mis võivad olla seotud asjaoludega, mis meist isegi üldse ei sõltu, olgu ta loodusle, poliitika või inimsuhete pinnalt, siis meil oleks vaja võimekust siis neid mingiski osas kompenseerida. Nimetame seda mingi miinimumi nõude järgi. Nüüd häda on selles, et selle musta luige jaoks valmistumisel see tähendab seda, et igapäevaselt seda vaja ei lähe ja tegelikult see tähendab seda, et siis valmisolek tuleb mingil kujul kinni maksta. Ehk siis nii-öelda jooksvalt ta teeb asja kallimaks. Ja seda muidugi meie tänapäevases efektiivsusele orienteeritud elukorralduses me ei salli. Ja siis me võtame selle riski, et me lihtsalt ei tee seda, ei maksa seda kinni ja siis, kui ükskord juhtub, siis laiutame käsi, ütleme, ups, juhtus. Ma arvan, et kogu maailmas on üldse praegu nii-öelda see rahva või õigemini ma ütleks riigi kesksed või konkreetsete riikide keskne selline, nimetame seda heas mõttes natsionalismiks, aga paiguti on tal ka negatiivseid ilminguid, see on ju tugevnenud trendina. Ja see sama, millest juba juttu oli näiteks viiruse natsionalism, nagu teda juba ka nimetatakse, on ju hea näide, kus on tegu hädavajadusega, aga kus välja löövad hoopis teised poliitilised ja muud instinktid. Nii et me peaksime olema selles mõttes valmis maksma natukene peale valmisoleku eest.
tänane praegune, kui nüüd ma vaidleks natukene akadeemikuga, siis mulle tundub, et täna on selline arusaam, et seda ei ole vaja. Ehk siis üks asi on küll kindel, kui ei ole väga selget nägemust, mida on vaja, siis kindlalt on nägemus, mida ei ole vaja ja see on, et ebaefektiivsete varuvõimsuste ja võimekustega tegelemise jaoks erilist vajadust praegu mingitel põhjustel poliitilisel tasandil ei nähta. Ja kui sinna veel lisada eraldi energeetikasektori eripärast Eestis tulenevad veel ka regionaalpoliitilised ja kui soovite, siis ka natuke laiemalt poliitilised riskid, mis seonduvad eelkõige Kirde-Eestiga, siis on see asi veel keerulisem, aga me jõuame selleni. Alar. Ja, ma kõigepealt tänan õnnesoovide eest, et aitäh, et märkasite. Nii, aga tulles siis teemapüstituse juurde, siis aitäh, Riho, et sa selle teema nüüd iseenda kanda võtsid, et au ja kiitus selle eest, et ma leian, et see on täna väga oluline teema ja see on teema, mis tegelikult tähelepanu väga palju ei pälvi ja kui küsida miks, siis see tähendab seda, et see eeldaks vastutuse võtmist, see eeldaks ka olukorra niisugust põhjalikku analüüsi ja korralikku niisugust plaan B väljatöötamist, aga seda tegelikult teha ei taheta ja väga mugav ongi siis toetuda turule ja ütelda, et turg organiseerib, aga nagu Raivo ilusasti ütles, et tahetakse võimalikult efektiivseks minna, see tähendab seda, et kõik kohad me optimeerime ära, aga energia toimimine või energiasüsteemi toimimine tegelikult ju peakski töötama hoopiski teistel alustel ehk kui me tahame saada toimivat süsteemi, kui me tahame, et energiat on igal ajal võtta, kui meil seda vaja on, siis siin tekib väga suur ja oluline konflikt ja nüüd kui tuua ikkagi need muud julgeolekuohu küsimused sisse, siis on selge see, et me niisama istudes seda küsimust ei lahenda ja ühtepidi ma nõustun ka sellega, et on väga palju erinevaid huvigruppe, kes kõik tahavad enda tootmislahendusi promoda, vaatamata süsteemi tervikpilti, siis ma ühtepidi nagu loodan täna ikkagi energiatehnoloogina tuua kõikide tootmisüksuste plussid, miinused ja et millistes oludes neid on võimalik kasutada, millistes mitte, kui palju nad maksavad. Ja me tegelikult lõpuks jõuame tänase niisuguse väga huvitava ja ühtepidi ka keerulise olukorra juurde, kus me üritame neid energiatootmisi võimalikult odavaks viia, aga keegi ei arutle selle üle, milline on meil tänane võrgutasu. Ja võrgutasu täna juba tegelikult ju subsideerib erinevaid tootmisliike ja mina leian, et see tegelikult töötab ka meie siis selle energiajulgeoleku küsimuse vastu, et pigem võib-olla siis tulekski vaadata seda asja nagu laiemalt, et kõigepealt siis keskkonna seisukohalt, et milline oleks siis keskkonna seisukohalt kõige optimaalsem energiatootmise viis või lahendus Eestile ja lisaks peaks olema ka võrgutasud diferentseeritud, et siis me lõpuks jõuamegi sinna, et need reguleeritavad võimsused, mis meil täna on olemas, nende olemasolu võimaldab siis reguleerimata tootmisvõimsuste või heitlike tootmisvõimsuste turul olekut ja turule pääsemist ehk päike, tuul on just need, mis tegelikult saavad täna siis neid hüvesi kasutada, mida siis, ma ei tea, aastakümneid on loodud, mis siis tähendab seda, et kõik need elektrijaamad, mis tänaseks on tegelikult juba niivõrd vanad ja aegunud, et kui need nüüd seisma panna või lõpuks nad jäävadki seisma, sest nende tööiga on läbi, siis on ka süsteemi toimimise tagamine palju keerukam, ehk me täna oleme ka ühtepidi ka niisuguses juba sisulises otsustamise kohas, et toon näite taksopargist, et Volgaga enam taksot väga ei sõida või vähemalt planeeritud kujul ja mõistlike keskkonnamõjude ja mõistlike kuludega. Ja energiatootmine on sama, et tegelikult põlevkivist elektri tootmine on lõppenud nüüd tänaseks sellepärast, et me ei ole sinna investeerinud. Ja kui me sinna investeeriksime, siis ta oleks ühtepidi ka konkurentsivõimeline, et Eesti Energia hindas Auvere jaama varad üles 40 miljonit ja IRR minu teda 15%, see võiks anda natukene mõtlemisainet, et milline siis üks kaasaegne jaam tegelikult selles turuolukorras võiks olla. Ja üks asi, mida ma võib-olla ikkagi korra tahaks mainida veel, on see, et kuni eelmise aasta lõpuni on Eesti erinenud kõikidest teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest meie
energiasõltumatus põhimõtteliselt oli 0% ja Euroopa keskmine on 50% ringis. Et see võiks panna meid nagu mõtlema, et kui me nüüd läheme Euroopa teed, mis on, ütleme nii, rohepööre või kliimaneutraalsus, siis me peaksime ikkagi mõtlema tõesti ka nendele eriolukordadele, juhul kui seda energiat võtta ei ole. Kui me oleks kuskil Kesk-Euroopas või Lõuna-Euroopas, ma arvan, me elame need külmad talved ka üle, aga kõik need asjad tuleks ära hinnastada täna, et täna loetakse ka Texases surmade arve ja seostatakse neid siis selle, kuidas öelda, energia tarnete varustuskindluse katkemisega, et kas see on meie jaoks oluline või mitte ja kui mõelda siis ka julgeolekule, et sõjavägi on ka Eesti riigile nagu kulu, et energia tootmine tegelikult on sama asi, et kui energiajulgeolek on oluline, siis me peamegi arvestama sellega, et see on kulu. Ja viimane mõte, mida võib-olla veel lisada ikkagi tänases kontekstis üleüldse on see, et sõltumata seda, mida me teeme, kas me nüüd paneme päikest, tuult, hüdrot, mis vesinikku, kõik on kulu ja energiahinnad tulevikus kasvavad ja kasvavad märkimisväärselt, et tuleb vaadata ka palju nendeks toormematerjale läheb, metalli, tsementi, mis iganes muid materjale. Ehk see kajastub hinnas ja tegelikult see kajastub ka heitmetes, et kui me nüüd täna arvame, et maailma heitmed hakkavad nüüd järsult langema, siis see nii ei ole. Ja viimane uudis eelmisest aastast veel Hiinast, et hinna söe tarbimine kasvas 2%. Rohkem praegu mul isegi midagi lisada ei ole. Ja, aitäh, Alar. Ma arvan, et siin ongi väga palju neid punkte, mis ütlevad, et tegelikult on terviklikku vaadet vaja ja me peame mõtlema, kuidas me selle tervikliku vaate leiame. Ma siiski enne, kui me hakkame mingit mõtteid, kuidas edasi minna, tahaks korraga ikkagi Venemaa poole või Venemaa teemat käsitleda ja Raivo käest küsida, et kuidas selle Venemaaga on, et Nord Stream 2 ehitustööde lõpetamist nõuame, seda ei tule. Mingid kuulujutud räägivad ka seda, et seda Nord Stream 2 on vaja selleks, et halli vesiniku läbi torude Euroopasse pressida ja seda siis nii-öelda rohepesus kasutada. Samas kindel on see, et kogu Euroopa sellist poliitilist maastikku, kui mitte otse, siis vähemalt niimoodi kihi all mõjutab Venemaa oma energiaga ja poliitilisi otsuseid suisa ja on näha ka selgelt Gazpromi lobi igasuguste energiaalternatiivide vastases nii-öelda tegevuses või pidurdumises. Et küsimus on siis, et kui tõsiselt sa hindad seda Venemaa tegevust ja mis sealt siis Eesti Euroopa energiaportfelli oodata on seda sealt Venemaalt? No võib-olla alustaks sellest, et ega tegelikult kütteainete antud juhul siis isegi võib-olla laiemalt võttes toorme ja eelkõige siis enne nafta nüüd gaasi eksportimine on alati olnud Venemaal nii majanduslik kui ka poliitiline asi. Ja midagi ei ole teha nüüd gaasiga seoses, sest mida õli puhul on natuke mängud reeglid teised ja maailm palju rohkem avatud, aga gaasi puhul tänaseni on ikkagi väga palju see kinni regionaalsetes seostes ja siin on Venemaa selgelt positsioneerinud ennast gaasi põhivarustajaks Euroopa Liidu jaoks nii majanduslikul kaalutlusel kui ka poliitilistel kaalutlustel. Ja sealt väga palju otsuseid on tulnud sellega seoses ja eelkõige on see olnud siis juba pikemat aega, eks ole, juba Nõukogude Liidu ajast torudega seotud. Tänaseks on Venemaa jõudnud ka vedelgaasi ärisse ja üha kasvavalt erinevate viisidel ja põhjustel ja ma arvan, et see kuhugi ära ei kao. Ehk siis Venemaa üritab igal juhul ära kasutada seda oma nii majanduslikes kui poliitilistes huvides. Nüüd, mis puudutab Euroopa poolt vaadates, siis Euroopas on probleem ja eelkõige on see nendel samadel Nord Streami eest kogu hinge ja ihukarvadega võitlevate sakslaste puhul märgata, sellepärast et sakslased on teinud väga selged otsused, kus nad on pannud, eks ole, 24. aastaks või 24. aasta jooksul lõpetavad oma sööjaamade tootmise, mitte sööjaamade, tuumajaamade tootmise ja siis 8. aastaks sööjaamade tootmise, aga vähendavad seda märgatavalt.
ja samal ajal on nad tänagi olnud juba korduvalt defitsiidis, sest need juhitamatud võimsust ei ole taganud nendele piisavat varustatust ja siis on kasutatud tuumaenergiat Prantsusmaalt või näiteks sööenergiat Poolast. Nüüd, mida nad tahavad teha ja ka Venemaa selle peale mängib, on otsustatud, et gaas asendab. Gaasi emissiooni näitajad on nii palju kordades nii-öelda mugavamad selles roheagenda kontekstis, et nad oluliselt kergendavad lähimaks 20 aastaks Saksamaa poolt rohe-eesmärkide täitmist, mida Euroopa Liit soovib näha. Ehk siis meeldiv kasulikuga. Pluss, eks ole, on see meeldiv nii-öelda selles hinnasõja kontekstis ja kütteallikate erinevate võistluse kontekstis ja pluss on sakslastel kogu aeg tagaplaanil tiksunud see, mida president Steinmeier ütles ilusti välja. Ta nimelt ütles, et see on ka viis siduda endaga heas mõttes nii-öelda angažeerida või positiivselt hõlmata venelasi, kes muidugi võivad käest ära minna, aga siis nad on majanduslikult huvitatud, meiega seotud ja selles mõttes on nii-öelda lihtsam nendega toime tulla. Kui see on lihtsustatud viis seda esitada, seda keerulist, aga vägagi Saksamaal valitsevat seisukohta. Ja sellepärast tegelikult sakslaste nii-öelda maksimumi ütles välja Wolfgang Ischinger, tuntud saksa poliitik ja diplomaat, Müncheni julgeolekukonverentsi esimees, kelle vormelisse mahtus siis nii Nord Stream kui ka samal ajal teatud mängureeglid, mida peaks ka tegema sinna juurde või kehtestama Saksamaa poolt vaadates ja Euroopa poolt vaadates, aga millega kindlasti venelased ei ole nõus. Ja kui väga lühidalt kokku võtta, siis selle Ischingeri vormeli järgi põhimõtteliselt ju ka on praegu liikunud need asjad ja need poolsala läbirääkimist ameeriklastega liikunud selles suunas sakslaste poolt, et nad teeks näiteks sellise viivitamatu katkestuse võimaluse juhul, kui poliitilistel või majanduslikel põhjustel see on hädavajalik, eelkõige poliitilistel põhjustel on see hädavajalik ja seda kindlasti venelased näha ei taha, siis et Ukrainat päris kuivale ei jäetaks kui senist olulist transiidimaad. See tegelikult hiilivalt on nagunii toimunud vaatamata kõigele, näiteks väga vähe teatakse sellest, et vanasti liikus Ukraina kaudu ka Lõuna-Euroopasse gaas. Praeguse seisuga liigub ta ainult Moldovasse ja Transnistriasse sealhulgas, kes väga sõltub sellest ja venelased maksavad sellega teadupärast kinni, aga mujale, Bulgaariasse, Kreekasse, ka Ungarisse, sinna enam see gaas ei liigu, sest see tuleb Musta mere kaudu praegu South Streami torude pealt. Nii et me oleme tegelikult siis juba näeme, et see tiibmanööver ju mingil kujul toimib. Ja ma kardan, et midagi selles suhtes ka ei muutu, sest sakslased on kanna maha löönud, nende huvi on laiem. Nad ei käsitle seda teadlikult ainult julgeolekupoliitilises aspektis, vaid rõhutatud majanduslikus aspektis. Ameerika on otsustanud seekord enam erinevalt Trumpi administratsiooni aegsest lähenemisest nüüd Bideni ajal otsustanud mitte nii jõuline olla ja üritab Euroopaga liitlassuhteid taastades mingil määral ka Euroopale vastu tulla, antud juhul sakslastele kui juhtmängijatele eriti veel, sellepärast ka need poolsalajased või seljatagused või poolametlikud läbirääkimised on olnud selle asja korraldamise üle. Samal ajal Blinken lubab ikkagi mingisuguseid sanktsioone ja samal ajal ka nõutakse administratsioonilt neid, aga neid väga jõuliselt kehtestada, kuigi võimalus on, ei taheta. Nii et ma arvan, et siis me lõpuks maandume praegu sellesse, et Venemaa mingil kujul säilitab oma huvi ja selle kaudu ka mõjutustegevuse võimalused. Nord Stream saab valmis. Gaas liigub Saksamaale, Saksamaa varsti raporteerib võidukalt, kuidas tuumajaamad kinni ja Vene gaasiga saab palju asju ära teha ja nii selle juures me nüüd tegelikult praegu olemegi. Aga siin ma küsiksin Ukraina on ilma. Siin ma kohe küsiksin ise vastu, et lühikeses perspektiivis on see niimoodi, et aga kuhu see sinisilmne poliitika siis nagu pikemas perspektiivis võib meid viia, et mis nagu sealt edasi, et kui Venemaal tõesti see hoob sellisel määral Saksamaa majanduse üle säilib, et mis see kaasa võib tuua? No ega midagi head ei too, eks ole. Me oleme näinud, et gaasisõjad on ennegi olnud. Põhimõtteliselt me oleme näinud seda 2 korda Ukrainaga seoses, aga siis ju sai ka Euroopa oma väikese maitse suhu. Nüüd selle panatseana on pakutud, et asemel astub vedelgaas. Nüüd tuletage meelde, et tegelikult vedelgaas on nüüd muutunud samuti Venemaa prioriteediks. Kui ta seni ei ole olnud, siis nüüd on. Ja näiteks Kaugpõhja maardlad, see sama Taimõri kompleks on ju tegelikult, mida hakati
riigi võimsal toel ehitama välja erakapitaliga, Novatekiga, sõbrad muidugi nagu alati Putinil. Ja nüüd siis ka Gazpromile surutakse seal peale oma analoogset täiendavat projekti, et lihtsalt neid võimsusi kasvatada. Ja samal ajal ka poliitilist on juba tehtud korduvaid lähenemiskatseid ja Kataride ja teistega räägitud ka gaasi OPEC-i loomisest, eks ole, mis ei ole küll veel kuhugi jõudnud. Et see kõik näitab, et tegelikult valmistutakse juba ka järgmiseks etapiks, ehk siis lisaks toruteemadele või toruga seotud teemadele, mis on nagu teatud määral nähtavamad ja ohtlikumad, tekivad uued võimalused ka rahvusvahelise turu jaoks ja Venemaa ja eelkõige jälle Euroopa suunas ja sugugi ei varja seda. Muuseas, kõik see sai alguse sellest, keegi ei mäleta enam, aga 2009. aastal, kui pärast Müncheni kõnet igal juhul ükskord küsiti Timchenko käest, oligarh Timchenko käest, kes Novateki kaasomanikuna on siis selle vedelgaasi projekti eesotsas koos Leonid Michelsoniga. Küsiti ta käest, et kas teil on plaanis ehitada ka vedelgaasi terminale, kus saaks neid teie Venemaal toodetud ja veeldatud gaasi uuesti vastu võtta Euroopas jaotada, vastas muidugi on. Ja konkreetselt selle küsimuse esitas Läti ajakirjanik ja ta vastas ka Läti ajakirjanikule, et loomulikult ka Riias, kui võimalus avaneb. Nii et see on ikkagi väga mastaapne ettevõtmine, ma kardan, et me veel kordades näeme seda ka jätkuvalt, see ei ole sugugi ainult lühiajalise perspektiivi küsimus. Teine või kolmas moment, millest veel tahaks kohe 2 sõna öelda, sest see on kuidagi väga märkamatult suurest poliitikas möödunud. Kui teatati, et Anatoli Tšubais, tuntud figuur Vene poliitikas, määrati presidendi eriesindajaks rohelise temaatikaga tegelemisele rahvusvaheliseks, siis kõik naersid, et lõpuks võeti Tšubais Rosnano juhist maha ja see on nii-öelda karistus. Tegelikult, kui nüüd uurida ja lähemalt lugeda, mis selle kohta on nüüd välja ilmunud, siis sealt on näha, et Venemaa on teinud ka selge valiku, et nüüd ka roheagendaga seoses on vaja ennast positsioneerida energeetikas seal hulgas. Ja näiteks Tšubais 3. päeval pärast oma uuele ametikohale määramist ühes intervjuu katkes teatas rõõmsalt, et nüüd tuleb hakata ümber profileerima osasid Venemaa energeetika tootmisvõimsusi sellisel viisil, et nad sobituksid uue Euroopa poliitikaga, et saaks sinna jätkata eksporti. Nii et Venemaa vaatab ka samuti kaugemasse tulevikku. Jaak. Et me võime lõputult arutada Venemaa üle ja tõenäoliselt nende ambitsioonid on ju meile teada ja ju nad talitavad nendest lähtudes, et siin pikalt arutamiseks minu meelest nagu pinnast ei ole, aga midagi, mis on, ma arvan, Eestile ja Euroopale oluline on see, et Euroopa Liidu tulevik tervikuna saab tugevasti ära rippuma sellest, kas nad suudavad välja töötada üle-euroopalise ühtse energiapoliitika või mitte. Ja see on proovikivi, kui need lõhed kasvavad erinevate majanduslike ja rahvuslike huvide vahel energiapoliitikat puudutavalt, siis on päris selge, et tark inimene hakkab ise hoolitsema oma energiatuleviku eest. Ja täna ei ole märke, et Euroopa Liit oleks võimeline tagama ühtset energiapoliitikat. Ja kui see ei muutu, siis meil tuleb olla valmis kõige halvemaks ja võtta seda väga tõsiselt. Ja teine teema on natukene laiem. Et ma väga toetan niisugust kliimateadlikku käitumist. Aga fossiilkütuste kasutamine nii kaugele, kui silm ulatub nägema, maailma mastaabis kasvab. Siiamaani ei ole meil reaalset võimekust seda küll aeglustada, aga kasv jätkub. Ja kui Euroopa Liit siin loosungitega liiga kiiresti ise väljub fossiilkütustest, siis tegelikult see on enesepettus. Selle asemele tuleb meil sisse ostetud fossiilenergia ja iga riik teeb seda nii-öelda oma võimetest lähtudes. Ja see ei ole ei kliimale hea ja kindlasti on väikeriikidele hukatuslik. Nii et ma arvan, et need on niisugused momendid, mida tasuks silmas pidada ja väikeriikidel, Eestil sealhulgas, aga ka Põhjala riikidel näiteks laiemalt, tasuks väga selgelt siiski energiapoliitikale kui ühele nii-öelda fundamentaalsele Euroopa poliitikale suruda ja öelda, et see on meie tuleviku ja eksistentsi põhiküsimus.
Jaa, ma olen täiesti nõus, ma juba siis, kui Raivo viitas sellele, et seda ühtsust on vähe ja seda me näeme ka vaktsiinipoliitikas, et kas Euroopa Liit võiks ju tegelikult see mehhanism olla, mis meid ühtemoodi mõtlema paneks, aga selleks peavad kõik riigid ise seda endale, nagu öeldakse, aru saama sellest, et see on probleem ja siis ühe laua taga selle ühise poliitika välja töötama. Aga teise punkti, mis sa tõid seal fossiilsed kütuste teemal, siis ma Alari käest küsiksin, et sa tegeled igapäevaselt ja teed teadust TalTechi Energiatehnoloogia Instituudis ja tegeled nii-öelda ka fossiilsete kütuste tehnoloogiaga. Et kuidas sa või millisena sa näed põlevkivienergeetika perspektiivi ja millega sa täna tegeled? Et kuidas teha see põlevkivi toodetud energia nii-öelda või ütleme loodussõbralikumaks ja kas üldse on mingi võimalus, et Eestis kogu seda põlevkivi tootmistel põhinevat energeetikat elus hoida niimoodi, et see ka selle rohepöörde kontekstis nii-öelda Euroopale aktsepteeritav oleks? No tegelikult just lõppes 31. märtsi seisuga meil uuring, kus siis tellijaks tegelikult olid ka siin ministeeriumite esindajad, aga rahastus tuli läbi ETAgi ja pika juttu võib lühidalt kokku võtta nii, et kliimaneutraalsus on saavutatav ka põlevkiviga. Kas me seda tahame või ei taha, see on juba meie enda otsustamise küsimus. Ja siin ongi ühtepidi nagu natukene keeruline olukord, et iga samm siis puhtama tuleviku suunas nõuab teatud kulutusi ja kui me nüüd paneme täna selle näiteks siis CO2 püüdmise põlevkivitööstuses nende jaamade külge, siis selle ühe kinnipüütava CO2 tonni hind on suurusjärgus seal kuskil 76 kuni 80 eurot. Ja kui me nüüd mõtleme, milline on täna siis selle süsinikdioksiidi kaubanduses oleva CO2 hind, siis see on kuskil 40 eurot, et siis majanduslikult me saame ütelda, et see ei tasu ära. Kas see CO2 nüüd nii odavaks jääb, ma hästi ei usu ja siin võikski vaadata kas või Rootsi näidet, kes aastal 2000 juba tõstis oluliselt eratarbijatele CO2 tasu hinda ja nüüdseks on ka tööstuse CO2 hinnad niivõrd kõrgele läinud ja ühtepidi see on ka põhjus, miks nemad täna ka on siis selles rohepöördes ka niisugused kõige eesrindlikumad. Aga tulles ikkagi meie juurde ja Eesti põlevkivi juurde, siis kindlasti see võimalus on olemas. Ja ühtepidi me võime ka mõelda siis nii, et neid süsiniku püüdmise tehnoloogiaid saab ka hiljem rakendada, mis siis annaks võimaluse täna ehitada tavajaam, mille puhul siis hakkame seda süsiniku püüdmist rakendama siis, kui see CO2 hind läheb niivõrd kõrgele, et majanduslikult on otstarbekam seda kinni püüda. Aga kui ma nüüd tulen selle ütleme inseneri külje poolele, siis ma ütleksingi, et täna kõige suurem risk oleks Eestil minna Euroopa teed ja hakata samuti kasutama gaasi. Ja kui küsida miks, siis sellepärast, et kui me täna oleme niivõrd sõltuvad elektrist, siis kui me paneme sinna teise kütuse juurde, milleks on gaas, siis kui elektrit ei ole, siis selle põhjus on tavaliselt see, et tarbimine on niivõrd suureks läinud, aga samal ajal tegelikult kasvab ka gaasitarbimine. Ehk me toome niivõrd suure riskiteguri siia veel sisse, mida kindlasti ei tohiks teha. Ja LNG tegelikult tuleb täna või veeldatud maagaas tuleb tegelikult jõuliselt turule just sellepärast, et siis öeldakse, et me hakkame endale neid gaasireserve riigis hoidma, aga selle reservi hoidmine on ka niisugune lühiajaline tegevus ja kui vaadata seda sisu veel üldisemalt, et miks Euroopa gaasi valib, siis jah, ühtepidi on hea öelda, et madal süsinikdioksiidi jalajälg, mis on 2 korda siis väiksem kui täna meil tavapärasel põlevkivi elektri tootmisel, aga see, kuidas sisu on seal tegelikult palju lihtsam. Euroopa Liidus ei ole enam söekaevandusi ja väga lihtne on võtta kasutusele kütus, mis ei eelda kaevandust, mis ei nõua ladu, vaid mis eeldab tegelikult toru olemasolu ja on võimalik teda energeetiliselt väga lihtsasti kasutada. Ja selles kontekstis tegelikult me peaksime väga selgelt ikkagi otsustama, et kas ja kuidas edasi ja kui mõelda, et tehnoloogiad on olemas, süsinik
dioksiidi püüdmiseks. Kui mõelda, et meil on ka see inimressurss olemas ja teadmised olemas selle, kuidas öelda, kivi kasutamiseks, siis peaks täna ikkagi vaatama, mis meie majandusele on nagu otstarbekam. Ja üks teema, millest me täna veel ei rääkinud, aga millest me võiks võib-olla rääkida, on ka see, et elektri hind on ainult üks komponent täna meil põlevkivi kasutamisel, aga kui nüüd sinna juurde tuua ka see, et riik saab sellest ressursitasu, riik saab sellest saastetasu ja lisaks on ka seal tööhõive, et siis kuidas öelda, see küsimus on palju komplekssem. Nii et mõtlemist on palju ja kõik valikuvõimalused minu arvates on laual ja lõpuks me ikkagi jõuame ka sinna, et Eesti riigi seisukohalt, ma arvan, see elektriturg ei pruugi olla kõige parem lahendus, et võiks olla reguleeritud kujul ja võrgutasud peaksid olema diferentseeritud ja see tagaks sellise optimaalsema süsteemi saamise, mis võib-olla peakski olema meie kõigi ühine eesmärk. Jaak, soovid kommenteerida? No mõnevõrra küll, et ma arvan, et lähema 3-5, hiljemalt 10 aasta jooksul meie arusaamine sellest, mis on selles rohepöördes tõsiseltvõetav ja mis kahjuks ei ole või mis on olnud enesepettus, et see aeg tuleb. Et selle aja jooksul tuleks täiesti mingid fundamentaalselt uued energiatehnoloogiad on vähe tõenäoline. Et ütleme, utopistid alati vaatavad siis selle Kadarashi katse peale, kus siis peaks termotuumaenergia tulema, mida siis põhimõtteliselt on lõpmatus mahus meile saadaval, aga tõenäoliselt selleks ajaks see kommertstehnoloogiaks kindlasti veel ei kujune. Järelikult jäävad järele need optsioonid, mida me täna teame, aga mida erinevatel valdavalt poliitilistel põhjustel me aktsepteeritavaks ei pea. Nii et kuivõrd vesinik iseenesest ei ole ju mingisugune primaarressurss, mis kuskilt meile õuele tuleb, siis primaarressurssi silmas pidades selleks, et tasakaalustada kõik päikest, tuult ja vett ja looteid ja mis iganes või loodeid. Et mina olen küll seda meelt, et me peame tuumaenergeetika tulevikku väga tõsiselt võtma, seda kui alternatiivi Euroopa tasemel kindlasti, aga ma arvan, et miks ka mitte Eesti tasemel. Ja Raivo, enne kui ma annan sulle selles küsimuses kommentaariks, ma siiski juba viitan korra siin ka Alari poolt mainitud sotsiaalmajanduslikule aspektile, eks ju, et see teatavasti on Ida-Virumaa kontekstis väga oluline. Praxise hiljutiline uuring ütleb, et põlevkivisektoris tuumikettevõtetes töötab 5800 inimest ja sellega on seotud läbi perekondade ja kodakondsete 16 000 inimest. Viimaste aastate jooksul on aga väga oluliselt töötajate arv selles sektoris vähenenud ja me teame, et 2020. aastal lahkus põlevkivisektorist üle 100 inimese. See on kindlasti ka mingil määral põhjustatud sellest, et ka see sektor peab ka optimeerima ja kui nad on selgelt kogu aeg nii-öelda põlu all, siis peavad nad hakkama ka vaatama ratsionaalselt otsa, et kuidas edasi minna. Aga kuidas üldse seda siis ütleme kogu seda Ida-Viru konteksti siin ja seda tööturu teemat lahendada, kui sa seda ka sinna vastusesse või sellesse eelmise teema kommentaaridesse kaasaksid? Ma enne tahaksin 2 sõna öelda selle kommentaariks, mida Jaak ütles. Ma arvan, et see hirm, millel on omad ajaloolised, kultuurilised, sotsiaalsed ja mis iganes muud psühholoogilised põhjused, mis seondub tuumaenergeetika arendamisega, tegelikult on selgelt ülepaisutatud ja ma väga loodan, et me ükskord saame ka sellest traumast üle, aga see võtab veel aega. Ma kardan, et selles hoomatavas 10-15 aastases eelolevas perioodis, mis on tegelikult võtmetähendusega praegu Eesti energeetika restruktureerimisel, see valmisolek mentaalselt veel meil ei teki ja see järelikult ka poliitiliselt. Mis tähendab seda, et neid optsioone tuleb vaadata teisi. Nüüd midagi ei ole teha, tähendab juhitamatute võimsuste juurde keevitamine lõpmatul hulgal ei päästa meid kõikidest nendest hädadest, mis tekivad kriisisituatsioonis. Ja kui täna sel talvel on sakslased 2 korda olnud sellises situatsioonis, nagu mina alguses kirjeldasin ja ütleme niimoodi, et on ka teistel olnud analoogseid probleeme,
siis ma kardan, et me peaksime olema siiski, nagu ütleme niimoodi, et sujuva ülemineku vaimustuses, mitte aga poliitiliste deklaratsioonide vaimustuses, et 2035. aastaks näiteks kõik on plats puhas, jutul jõpp, eks ole. Nüüd Ida-Virumaa on täiesti konkreetne lisaprobleem sellega seoses, sest ta ei seondu mitte ainult energeetikaga, vaid laiema kontekstiga, muuhulgas ka meie idanaabri kontekstiga ka, aga eelkõige on meil see probleem, et Ida-Virumaa on olnud traditsiooniliselt industriaalenergeetiline klaster, kus tegelikult inimesed on harjunud töötama industriaalses mudelis, siukses, teada on, eks ole, et selline suurtööstus, rasketööstus, energeetika, need on siuksed raske transport näiteks, need on kõik sellised paramilitaarse sellise korraldusega mõneti võib öelda valdkonnad ja need inimesed ongi harjunud sellise elukorraldusega ja sellise töö iseloomuga. Nüüd see lootus, mis on kogu aeg olnud põhilootus poliitilises fraseoloogias vähemalt on olnud, et me õpetame piltlikult öeldes kaevurid kokkadeks, juuksuriteks ja ettevõtjateks, siis see tegelikult ikkagi midagi teha ei ole, päris nii hästi lendama ei pääse ja mitte kunagi ei pääse. Kuigi minul on olnud üks meeste juuksur, kes oli endine kaevur ja õppiski ümber veel aastaid tagasi. Aga see on pigem erand. Ja nüüd ongi küsimus selles, et mis siis teha. Asendus, üks on energeetika valdkonna asendus, teine on siis see nii-öelda muu asendus. Ja muidugi inimesed lahkuvad. Küsimus oli õige märkust. Üle 1000 inimese lahkub sellepärast, et nad ei näe enam perspektiivi, aga päris kõik ju ka ei saa ära minna. Ja kui nad lähevad, siis nad lähevad kuhugi mujale, kui koha peal ei pakuta alternatiive. Nii et siis industriaalse iseloomuga alternatiivid ehk tööstuse arendamine selles piirkonnas oleks nagu mõistlik. Aga samal ajal tööstuse arendamisel selles piirkonnas ei ole veel nii palju olnud edu, kui oleks tahtnud, kuigi teatud häid märke on ka, aga aeglaselt on see asi liikunud. Ja teiseks, mis on tööstuse jaoks alati jälle probleem, on energiasisend. Ja meie praegu tegelikult oma energeetilise nii-öelda turu mõttes või sisendi mõttes, õigem oleks öelda, tähendab energeetilise tööstuse jaoks energeetilise sisendi mõttes, liigume praegu veel vähem konkurentsivõimekas olukorda, kui me enne olime. Nii et siin on nagu nokk ja saba korraga isegi paiguti kinni ja ei ole nagu õiget asendust ka ja energeetikapoliitika seisukohast täna, eks ole, on pigem forsseeritud sulgemine olemasolevale majandusstruktuurile, mis seda piirkonda on ikkagi üleval hoidnud ja inimesed on kaotanud usu ja inimesed on kaotanud ka lootuse mõneti ja see on iseenesest ohtlik juba. Ma arvan, et siin tuleks midagi nagu eraldi ette võtta just nimelt selle industriaalse alternatiivi asendamise mõttes ja ka teiseks nende energeetika valdkondade sisse toomiseks sellesse piirkonda jõulisemalt, kus nad sobituvad nii-öelda rohelise agendaga, aga samas on ikkagi energeetika asjad. Aga seal on tööjõuvajadused hoopis teised kui selles vanas fossiilenergeetikas. Nii et see tekitab nüüd sellise 15-20 aastaks Eestis päris tõsise raske ülemineku perioodi. Ja ma arvan, et see uisapäisa tegutsemine võib väga katastroofiliselt lõppeda. Jaak, tahad sa kommenteerida seda teemat? Ega see on nagu läheb energiapoliitikast natukene kaugemale, ehkki ta on sellega seotud, et mida küll võib-olla võiks märkida, et meil on niisugune natukene eufooriline õhustik tekkinud, et õiglase ülemineku fondist on siis mingisugune, ütleme, 300+ miljonit leitud ja nüüd on paljudel inimestel ettekujutus, et sellega me lahendame selle probleemi ära, et see on 10, 20 või 30 korda väiksem summa, kui mingi mõistliku ümberkorralduse jaoks tegelikult vaja on. Et ettekujutus, et selle eurorahaga me saame sellest probleemist lahti, on illusoorne. Et me peame aru saama, et kui tõepoolest me tahame selle energiasektori Ida-Virumaal kuidagi ümber korraldada, siis on see iga aasta, lähema 20 aasta jooksul tuleb sinna panna 500 miljardit kuni miljard. Et see on see suurusjärk, mis oleks vaja struktuurseks ümberkorralduseks. Aga kusjuures ma sekkun siin, kusjuures pange tähele, et tegelikult seda aru saama poliitilisel tasandil kohe üldse ei olnud, millest praegu Jaak rääkis, sellepärast, et mäletate, kui see rahastamise teema ülesse tuli, siis oli valitsusel isegi tähtis üle, mis on koosseis, tähtis on, et tegu on valitsusega, eks ole. Valitsusel oli plaanis veel sellest ka veel näpistada osa mujale.
eks ole, nii et noh, seda arusaama üldse kuskilt veel ei paista, et see hinnalipik on ikka kordades suurem ja sellepärast ma ütlesingi, et on vaja sellist eriprogrammi. Ja see programm peab sisaldama muu hulgas ka nende samade reservvõimsuste võimekuse olemasolu tagamist, millest siin ka juba on olnud juttu, mitte ainult seal inimeste ümberõppeid või välisinvesteeringute nii-öelda spetsiaalselt soodustatud viisil sisse toomist ja kõike muud, eks ole, millest me traditsiooniliselt ikka natukene räägime siin-seal. Jah, Alar, seda tahtsingi tegelikult küsida ja olen ka täiesti nõus Raivoga selles küsimuses, et äkki ikka ei ole mõistlik neid kaevandusi päris kinni panna ja äkki on võimalik kuidagi mingit lahendust pidi hoida ka inimesi tööl selliselt, et toodame mingit põlevkivikeemiat ja oleme valmis tootma energiat, kui selleks vajalik on. Kas see üldse on võimalik või kas see on tehnoloogiliselt mõeldav midagi sellist, mis annaks võimaluse jätta ka teatud mõttes see põlevkivi energeetika kui üks valdkond sinna piirkonda alles? Tehnoloogiliselt kohe kindlasti on võimalik, aga võib-olla üks ääremärkus veel enne, et täna nende igasuguste eesmärkide saavutamiseks kõige suuremaks piduriks on just teadmiste olemasolu, et mida vähem on teadmisi, seda kergem on neid eesmärke saavutada. Aga see selleks selline niisugune ääremärkus. Aga tulles nüüd nende rahanumbrite juurde tõesti, mida oleks vaja siis selle piirkonna ümber profileerimiseks, et siis Nature'is oli ju 2 aastast või nüüd juba 3 aastast ilus artikkel Saksamaa näite puhul, kus oligi toodud üks Saksamaa linn, kus söe kaevandamine lõpetati ja mida ta siis selles sotsiaalmajanduslikus kontekstis tähendas. Ja tegelikult ta tähendaski seda, et Saksa suunas sinna tohututes, mitte isegi miljonites, vaid miljardites raha selleks, et seda sotsiaalset katastroofi ära hoida. Ja täna ongi meie küsimus siis ühtepidi väga pragmaatiline, et kas meie inimesed ja see elanikkond, kes seal on oluline ja kui nad on olulised ja kui me tahame selle tööstuse kinni panna, siis me peame tegelema tagajärgedega ja me peamegi sinna ka siis nägema ette suured abipaketid ja mitte siis ühekordsed abipaketid, mis siin oli 300 või 400 miljonit eurot. Tööstus isegi aastas genereerib seal seda raha rohkem, kui see abipakett on, aga siis peab olema seal väga konkreetne abipakett ja teades Eesti majanduse suurus, siis tänasel hetkel ma ütlen, et see ei ole võimalik. Ja siis minu sõnum on täna ikkagi see, et kui paremat alternatiivi ei ole, kui me täna oskame seda ressurssi keskkonnasõbralikult kasutada, siis tuleks panustada ikkagi täna sinna. Ja üks nüanss, mida ma võib-olla kasutanud on veel see, et täna Eestis näiteks pelleteid eksporditakse selleks, et neid kuskil kas Inglismaa söejaamas elektriks genereerida ja nende elektrijaamade kasutegurid on oluliselt madalamad kui meie keevkihpplokkidel. Siis saaks seda energiat kokku hoida kõigepealt pelletite tootmise pealt ja saaks kasutada täiesti tavalist haket ja seda siis põlevkiviga koos kasutada ja toota sellisel moel siis seda taastuvenergiat, kuna Euroopas ma näen, et kuigi siin on olnud aega ka sõnavõtt, kus on öeldud, et puitu ei tohi energiaks kasutada, aga kui te ikkagi lähete sinna sisusse, see viimane dokument, mis oli, siis seal oli põhirõhk sellele, et pelleteid ei tohiks nagu energiaks teha, siis tuleks seda energiat siin kohapeal toota ja siis, kui nüüd näiteks biomass koos süsiniku püüdmise tehnoloogiaga võttes arvesse seda elutsükli analüüsi, siis meil on võimalik saavutada 1 megavatt-tunni elektri puhul ka negatiivne CO2 emissioon. Ütleme ühtepidi poliitilises kontekstis, sellepärast et biomassi puhul siis on kokku lepitud, et seda CO2 atmosfääri ei lähe, kuna ta elu ringi jooksul seob selle endale tagasi nagu. Ja siis me saaksime -400 kilogrammi suurusjärk CO2 emissiooni toodetud megavatt-tunni elektri kohta. Kui te nüüd küsite, et mida see siis tegelikult tähendab, siis ütleme nii, et kui oleks lihtsalt süsiniku püüdmine, siis põlevkivi puhul ta oleks kuskil seal 150 kilogrammi megavatt-tunni kohta ja siis tekiks. Kui me räägime gaasist, siis gaasil on ta täna suurusjärk kuskil 400 kilogrammi, 500 kilogrammi toodetud megavatt-tunni kohta. Ja kui te võtate nüüd tavapärane keevkihtpõletustehnoloogia, siis
CO2 intensiivsus on seal kuskil 900 kilogrammi toodetud megavatt-tunni kohta. Ehk need on need numbrid, mida me saame täna kasutada ja igasuguste mudelite tegemisel arvesse võtta. Ja kui te nüüd küsite, et näiteks milline on tuulel, siis tuuled on suurusjärk kuskil 100 kilogrammi. Tuleviku tehnoloogiat lubatakse seal 50 kilogrammi, aga nii päike kui tuul on selles samas suurusjärgus. Ehk kui me nüüd vaatame ikkagi ja paneme kõik need võimalused lauale, siis summaarne süsinikdioksiidi emissioon tuleb neil kõigil juba ligilähedane. Ja kui ma enne rääkisin sellest põlevkivist kui ka niisugusest maavarast, mille eest me saame ressursitasu, siis millest ma ei ole rääkinud, on tegelikult veel tuhk. Ja see tuhk, mina leian, on ka veel selline oluline ressurss, mille me peame kasutusele võtma ja sellisel moel on võimalik seda CO2 emissiooni veelgi vähendada. Ja kui küsida miks, siis sellepärast, et kuskil jääb tsemendiahjusse täiendavat tsement tootmata, täiendavat CO2 emissioon õhku paiskamata, kuna me võtame juba sisuliselt eeltöödeldud tsemendi sisendmaterjali kasutusele, et neid võimalusi on niivõrd palju ja neid asju tulekski alati vaadata kompleksselt, et kui gaasist elektrit toota, et siis me saamegi ainult selle elektri näiteks, aga kui me nüüd toodame õli või toodame elektrit, siis tekib seal ka neid kõrvalväärtusi, kõrvalprodukte, mida kui võtta neid normaalselt ja mõistlikult kasutusele, me suudame seda keskkonnamõju oluliselt vähendada. Ja just, et kui vaadata kas või seda, et kui täna kolmandatest riikidest me impordime elektrit, öeldakse, et ta ei tule üle Eesti-Vene piiri siia, tuleb ta siis üle Leedu piiri siia Euroopasse või tuleb ta Soome kaudu, aga ta tuleb ikkagi Euroopa Liitu. Ja kui te nüüd vaatate, et milline on see efektiivsus nendel Vene elektrijaamadel, siis on need ju, kuidas öelda, oluliselt väiksemad kui meil. Ja kui te veel mõtlete, et Venemaa ütlebki, et nad söest enam nii palju elektrit ei tooda, nad kasutavad gaasi, aga nad uusi jaamas ei ole ju ehitanud. Nad põletavad seda gaasi siis söeelektrijaamades, mille kasutegurid on seal, ütleme nii, 20-25%, mis tegelikult siis, kui te hakkate nüüd CO2 ümber arvutama selle toodetud megavatt-tunni kohta, siis enam see heide ei ole seal ka 400 kilogrammi, vaid ta juba läheb sinna samma enam, mis ta on nagu põlevkivil. Et kui kõiki neid asju ikkagi arvesse võtta, siis ma arvan, et me saame keskkonnale palju paremad variandid ja lahendused. Ja see tuhateema on kindlasti ka üks teema, mul on sellega just neil päevil väike puutumus olnud, Ragnar Sells on ühe tehnoloogia välja töötanud, kuidas sellest tuhast nii-öelda puhast lupja saab ja seal veel ka jääkidest midagi teha, aga just nimelt see, et Euroopa Liidus ei ole sellised tehnoloogiad, ehkki nad on ju oma sisult rohelised, kui nad mingit jäätmest teevad veel midagi ja väga rohelised, siis nad ei ole nii-öelda abikõlbulikult juba paljalt sellepärast, et sõna põlevkivi on selles sees, et niisuguse tasemeni see on kahjuks läinud. Aga nagu nüüd sellest meie vestlusest, et hakata natuke otsi kokku tõmbama, on selgunud, et teema tahab igal juhul süsteemset vaadet. Jaak, energiajulgeolekut ja varustuskindlust on tõenäoliselt kõige mõistlikum tagada läbi erinevate tootmisvõimete ja kvaliteetsete võrguühenduste koosmõjus, nagu sa ise seda oled öelnud ja nagu me siit täna ka nii-öelda selgume. Täna on erinevad tehnoloogiad, kui need ülevalt kopteri vaatest vaadata omavahel nii-öelda võistluses, iga üks püüab oma asja eest seista, olgu need siis meie tuumajaamaga tegelejad või vesinikuga tegelejad. Osad kaitsevad ainult pelletit, ka põlevkivienergia eest seistakse. Et mis siis on? Mida sinu hinnangul, sina, kes sa kõige rohkem nii-öelda valitsuse liikmena oled riigi tegevusi näinud, mida riik peaks tegema sellises olukorras? Mis on need asjad, mida peaks ette võtma nii, ütleme, Eesti-siseselt, aga ka riik väljaspoole või väljaspoole suhtluses Euroopa Liiduga, et meil tekiks nagu mingi kindlam alus perspektiiv energiatehnoloogiatele ja et ka nendele kõigile erinevatele tootjatele oleks mingi selge sõnum, et see on see, kuhu me tahame minna. No kõigepealt kui tulla üldisemalt üksikumale, siis kindlasti on Eesti huvides ühtne Euroopa energiapoliitika. See, ma arvan, on midagi, mille eest peaks välispoliitiliselt seisma nii palju kui võimalik. Teine oluline teema, mis ka puudutab, ütleme, ja mis mõjutab otseselt majandust, on poliitiline sekkumine energiaturgu. Et
need saastemaksed, CO2 maksud ja kõik sellega seonduv oleks pikaajaline, läbipaistev ja ei teeniks üksikute, kas siis riikide või üksikute tootmisharude huve. Et siin on väga palju poliitilist lobistamist, varjutatakse see ilusa rohelise jutuga ära, aga tegelikult on teatud riikide ja teatud tööstusharude strateegilised huvid seal taga. Et see oleks läbipaistev ja võimalikult sõltumatuks ehitatud konkreetsetest poliitilistest või majanduslikest huvidest. Kolmandaks, ma arvan, et me teeme väga head tööd Eleringi tasemel selleks, et meil oleksid ühendused, aga ärme oleme ülearu sinisilmsed. Kriitilisel hetkel füüsiline traat või toru ei taga midagi, tagab poliitiline tahe. Ja selle poliitilise tahtega peab väga tõsiselt tegelema, seda kindlustama, seda arendama. Aga nüüd, kui Eestisse tulla, siis ma arvan, kõige vajalikum on see, et meil oleks riiklikul tasemel sõltumatu kompetents energiapoliitikas. Mitte üksnes akadeemiline TalTechis, kindlasti on oma nii-öelda valdkondlikud huvid Eesti Energial, valdkondlikud huvid on mõnes mõttes ka Eleringil, meil on vesinikufanatikuid, meil on tuumafanaatikuid, aga Eesti riigil peaks olema sõltumatu kompetentsikeskus selle koha pealt. Ja see oleks majandusministrile tõenäoliselt üks suuremaid väljakutseid, ega neid inimesi ülearu palju ei ole, aga kui me lihtsalt arvame, et kutsume kokku 10 huvigruppi ja teeme kompromissi, siis me ei saa mitte head kompromissi, vaid saame ühe käki, kus tugevamalt, poliitiliselt tugevamad huvid hakkavad domineerima nõrgemate huvide üle, aga mitte rahvuslikest huvidest tasakaalustatud üldist poliitilist positsiooni. Nii et ütleme, riiklikul tasemel kompetentsi kasvatamine neutraalsete allikate ja majanduslike huvide suhtes on äärmiselt oluline. Ja võib-olla lõpetuseks suhteliselt lihtne tarkus, et vanast kaevust ja sülitamisest ja uuest. Sellega ma olen väga nõus. Raivo? Mul on üks väikene lisand, kõigega 100% nõus, mida Jaak ütles, midagi ei ole peaaegu lisada, aga üks asi siiski. Lootus jääb. Meil nagu jääb väga kõlama selline pessimistlik alatoon, et see Euroopa värk on kuidagi nii, kuidas nüüd öelda, nii ära bürokratiseerunud ja vaatab asju niivõrd lihtsustatult, et ei ole mingit lootust. No natuke lootust ikka on, aga selle nimel tuleks A endal pingutada, B kellegiga seljad kokku panna, kellel on samuti vaja võidelda, eks ole. Ma toon siin näiteks selle biokütuste teema, kus Euroopa alustas ju esimest tüüpi biokütustega ja tuli välja, et tegelikult see päris ikka see ei ole, millest peaks nagu tantsima ja nüüd tänaseks on jõutud nagu natukene edasi selles suunas. Ehk siis aeglaselt, aga muudatust on ka seal võimalikud, aga trikk seisneb selles, et alguses kasutatakse väga palju sellist õigeid sõnu, aga mitte teadvustatud õigeid eesmärke. Hiljem siis, kui selgub, mis pilt tegelikult avaneb, siis on võimalik isegi nende sõnade maagiast natukene vabaneda. Kuivõrd sõltub sellest, kui palju suudetakse jõupingutusi kokku pannes rakendada. Veel kord, Eesti üksinda ei suuda siin midagi ära teha. Euroopa Liidu prioriteet, see nõndanimetatud Green Deal või on niivõrd oluline Euroopa jaoks sisulist kahtlustan, et arvatakse, et see on nüüd see viimane konks, mille abil saab ennast rahvusvahelises konkurentsis veel mingil kujul positsioneerida võrreldavana teiste majandusjõukeskustega globaalselt, siis tegelikult see tähendab, et seal ollakse suhteliselt jõulised. Ja seda ükskõik mil viisil väärata, valesid otsuseid selles kontekstis on palju keerulisem kui muidu seekord, see eelseisva paarikümnendi jooksul. Selleks on vaja väga palju koostööd erinevate riikide vahel, kellel on muidugi ka omad huvid, aga kellel on ka teatud mõttes selliseid loogilisi ja ratsionaalseid huvisid võimalik ühiseid ka leida just sellelt pinnalt, millest Jaak enne rääkis. Alar? Ja, ma ühtin ka selle mõttega, ma olen ise seda sama juttu pikalt juba rääkinud, et peaks olema sõltumatu riigiasutus, siis, kes tegelikult selle energiajulgeoleku ja ütleme ka varustuskindlusega tegeleb ja kui küsida miks, siis sellepärast, et Elering on ju äriettevõtte tegelikult riigi osalusega või riik on omanik, aga omaniku ootus on ju tulu teenimine ja see tähendab seda, et nende huvi on see, et oleks võimalikult suur transiit, aga kus see energia tuleb, see nii väga oluline ei ole. Ja teine oht seal juures on siis ka see, et ka gaasi põhivõrk kuulub juba Eleringile, ehk ka nende huvi on, et gaasi kasutamine või gaasimahud kasvaksid. Ja kui vaatame Eesti Energiat, siis nemad vaataksid seda asja ka tõesti enda mätta otsalt.
ja kui mõelda, et kes see asutus oleks, kes seda vedada võiks, et siis ma ühtepidi ministeeriumitele seda isegi anda ei tahaks ja kui küsite mille pärast, siis ütleme aasta eest oli põlevkivi konverents, nüüd oli aasta eest vist, kus majandusminister arvas, et viimased 2 aastat juba ei ole põlevkivist energiat toodetud või elektrit toodetud, et näed siis ma ei tea, kus või millises inforuumis me nagu elame. Vot nii, et üks mis on kindel, et ainult tuulest ja päikesest Eestist piisavalt energiat ei ole, ühendused on tähtsad, peaksime kasutama ka seda, mis meil on ja mis on 100 aastat meie energiavajadust siin hoidnud. Mina, kelle vanaema oli kaevur, tahaks, et ka Ida-Virumaal see valdkond säiliks, et need eksperdid säiliksid ja elu Ida-Virumaal säiliks. Seetõttu ühinen eelkõnelejatega ütlen, et Euroopa energiastrateegia, ka Eesti energiastrateegia selles kontekstis on oluline ja loodan, et ka valitsus sellel teemal lõpuks ka selle teemaga üles võtab niimoodi, et seda teemat riiklikult tähtsa teemana ka arutatakse. Ise püüan Euroopa Rahvapartei fraktsioonis istudes Euroopa Liidust nendel teemadel silma peal hoida, et Eesti sealt päris nii-öelda näppude vahelt läbi ei pudeneks, aga hoian ka teraselt silma peal tegemistel Eestis ja loodan, et tulevikus on meil elekter olemas ja lamp valge ja kõik noored saavad oma mobiiltelefonis oma asju ajada, aga selleks peab veel süsteemselt lahendusi leidma. Aitäh kõikidele külalistele ja loodame ka tulevikus selles debatis seda debatti edasi pidada ja Alarit tsiteerides siis tarkuse juurde toomine, mis ma täna kindlasti enda jaoks ka siit sain, on kõigi jaoks oluline, et teha targalt läbimõeldud otsuseid. Aitäh kõikidele ja ilusat päeva!